Tere kõigile, head Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed, meie sõbrad ja toetajad. See pilt, mis siit ülevalt avaneb, see on meeli ülendav. Teeme endale ühe väga suure aplausi. Siim ja Henn rääkisid sellest, mis on toimunud ja mis toimub. Mina vaataksin natukene ajalukku. Nagu me teame, on olemas selline ütlus, kes ei mäleta ajalugu, elab tulevikuta. Kui mina erakonda astusin, see aastal 2014, siis hakkasime suure hooga üles ehitama Harju-Rapla ringkonda. Ma mäletan seda olukorda, kus Rapla klubi teise korruse saalis pidime Alu kokku saama, pärast liikusime edasi Alu mõisa, kuna seal oli mingisugune probleem ruumi broneerimisega ja hakkasime moodustama Rapla osakonda. Meil oli tõsised probleemid, et saada kokku 5 inimest selleks, et luua Rapla osakond. Me laenasime ühe hea erakonna liikme Kohilast ja teise Kehtnast, et saada kokku 5 ja Siim oli veel lisaks siis ka Koselt. Me lõime ära Rapla osakonna 2015. Täna vaatasin üle, täna on Rapla osakonnas üle 190 liikme. Üle 190 liikme. See väärib aplausi. Mul on väga hea meel näha siin inimesi nii Eidapärest, Kehtnast, Märjamaalt, Kohilast, Sauelt, Kiilist ja mujalt Harjumaalt. See on tõeline ühtsus, mis on meid tänasesse päeva toonud. Kui me vaatame seda, mismoodi me läksime vastu läbi halli kivi minnes 2015 aasta Riigikogu valimistele, kui meie esimesed 7 vaprat Riigikogu liiget said Riigikogu liikmeks valitud ja hakkasid seda rasket tööd tegema kõige selle kiuste, mida peavoolumeedia meie suhtes teinud. Järgmistel valimistel 2019 oli meie esindajaid Riigikogus juba 19. Eestis ei ole täna ühtegi erakonda peale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, kes julgeks ja suudaks ja saaks teha selliseid üritusi nagu täna siin saalis, kus on 260–300 inimest. Teeme aplausi endale. Aga lisaks sellele, et me oleme väga tublid, see on meie kõigi ühine suur töö, pidades vastu sellele turmtulele, mida me oleme saanud. Need Riigikogu liikmed, nii need, kes olid alates 2015. aastast ja need, kes on ka praegu täna ametis, me ei oleks suutnud seda teha, kui teie ei oleks meie taga olnud ja meid toetanud. See on ainult tänu sellele, et me hoiame kokku, me aitame üksteist ja kui on ka erimeelsus, siis me räägime läbi ja saame sellest üle ja liigume selgelt edasi selles suunas, mida me soovime. Me soovime tugevat, jätkusuutlikku ja sellist Eesti riiki, kus meil, meie lastel ja lastelastel on ka 100 aastate pärast hea elada. Aga lõpetuseks on mul hea meel kutsuda kõiki Tõrviku rongkäigule. Nagu me teame, lisaks igapäevategevustele on väga oluline ka vaimujõud ja selle turgutamine. Ja Tõrviku rongkäik on selline üritus, vaatamata sellele, kuidas seda on proovitud aastaid ja aastaid marginaliseerida, on see võimas. Seal on tuhanded inimesed. See on see koht, kuhu me tuleme kokku 24. veebruaril, käime külje kõrval, tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva ja laemame akusid. Ja pärast seda teeme veel viimase ponnistuse ja pingutuse ja läheme vastu heale valimistulemusele. Kõik koos, päästame Eesti!